Vaatad uhkusega seda aukirja ja seda karikat, et ma kujutan ette, et see on päris suur au. Jah, ma julgeks öelda, et Eesti üks enduro maailma hinnatumaid karikaid. Olen sinuga täiesti nõus. Räägime natukene sinu tegemistest sellel aastal. Hakkame võib-olla hoopis niipidi pihta, et mis tegemata jäi kogu selle jama tõttu? Tegemata jäi see, et tegelikult oli hooaja algul plaan sõita Euroopa meistrivõistlusi, aga tänu sellele kriisile ja asjadele, et üldse Eestis sõita sai, et Euroopakad jäid tegemata, ainult Eesti ja Läti võistlused olid, et nii on. Just mõtlen, et tegelikult, kui me võtame enduro, siis iseenesest enduro võistlused ju tegelikult vastasid kõikidele nõuetele. Et te olite hajutatud, te olite kusagil metsa vahele või kuhu iganes lahti lastud ja selles mõttes suhteliselt selline safe distsipliin, võiks öelda. No olgem ausad, see on paljude spordivõistlustega tegelikult nii, aga meie neid reegleid ei tee ja kui on öeldud, et ei tohi, siis ei tohi. Jah, mulle tuleb meelde tol hetkel, kui üks tuttav veemotosportlane ütles hooaja alguses, kui tulid reeglid, et pealtvaatajad ei ole lubatud ja on nii edasi, ütles, et aga veemotos on kogu aeg nii olnud, et me hoiame kõigiga distantsi ja pealtvaatajaid ei käi. Enduros õnneks ikkagi tegelikult teatavatel võistlustel pealtvaatajaid käib. Palju sellest kahju on, et see ei saanud kodus MM-i sõita? Ma arvan, et see oleks kindlasti sõitnud. Jaa, kindlasti. See oleks olnud minu üks Euroopa meistrivõistluste etapp MM-i samaaegselt. Et see oli ka plaanis, miks oli ka plaan Euroopakaid sõita, kuna üks etapp oleks kodus olnud. Kahju on kindlasti sellest, et see oli suur võistlus, mida me kõik ootasime. Aga kahjuks jäi see ära. No ma saan aru, et võib-olla, sa võid mind parandada, kui ma eksin, aga mulle tundub, et ikkagi tegelikult sinu selle aasta selline kõrghetk ongi see, et sa saad seda Toibaniku Pensuse karikat enda käes siin aasta lõpus hoida. Ja see vastab tõele, selles suhtes, et see oli kõik, mis meil võtta oli see aasta, et sain selle tehtud ja selles suhtes on hästi. Ja plaan nüüd aastaks 2021, pidulik aasta, 100 aastat Eesti mootorisport, et seda karikat vist ei tahaks ära anda eriti. Kes seda ära tahab anda, ei taha muidugi, jah. Aitäh sulle ja usun, et oled väga väärikas seda karikat saama ja hoiad seda sama väärikat. Elari Talu!